sulle näib, et sul lõhkemas rind. Süda nutab, sest teab, sind ta nägema peab. Meie õnnelik kallis on hind. Uus hülgepoiss toodi tühjaks jäänud basseini 2000. aasta kevadel. Kollasest karvakerast on saanud kena ja näitlemishimuline noor hüljes, kes oskab basseini ääres uudistajaid üllatada nii mõnegi trikiga. Kuid külarahvas arvab, et sedaviisi hülge pidamine on looma piinamine. Ei oskagi öelda selle kohta mitte midagi. Oma arust on tingimused täitsa normaalsed. Iga päev saab süüa. Hoolitseme selle eest, et vesi oleks puhas. Vesi jookseb läbi siin 12 kanti ööpäevas läheb, tähendab puhastab seda vee ära. No ei oska arvata, miks inimestel sellised mõtted pähe tulevad. Ta tegelikult pakub siin lastele ja teistele palju rohkem rõõmu, kõik jäävad siin vaatamas teda. Kibutakse liiga palju isegi söötma, ta sööb ainult kala, siin pakutakse leiba ja saia ja vorsti ja kõike muid asju. Kas saanud vaid mälestusmärg? No Läänemere ralljules on tegelikult üsna metsik elukas ja nagu me viimasel ajal oleme välja selgitanud, ta võib päevas mitusada kilomeetrit maha ujuda niimoodi, et ega see elu seal tünnis kindlasti ei ole Läänemere rallülge selline tavaline elu, aga ralljules on selles mõttes üsna paindlik loom või teda on suhteliselt lihtne hoida sellistes ütleme tehistingimustes ja seda ka palju tehakse, aga kas see audru tünn nüüd just on õige hoidmise koht, et seda, ma ei oska seda niimoodi hinnata, sest ma olen loomaökoloog, kes pigem, eks ole, hindab loomade vabadust liikuda omas elupaigas nii, nagu neile see parasjagu parem on, aga seda tuleks kindlasti küsida siis nagu spetsialistidelt, kes tegelevad loomade hoidmisega. Ja ma tean, et need mereinstituudid, kes ülgeid hoiavad tehistingimustes neil on ikka sootuks teistsugused tingimused, väga suured basseinid ja ütleme siis need ülge eluvajadused on proovitud seal siis niivõrd kuivõrd matkida, et audru ei ole nüüd ütleme ülge kasvatamise bassein kindlasti. Ütle sõna kevaid, olen seal seda maid ning siis pole me üksi selle. Ega meile see asi ei meeldi. Me ei ole need pädevad otsustama, kas need tingimused on õiged või ei ole, aga aja jooksul on inimeste teadlikkus loomadest kasvanud ja meile tuleb tohutult kaebusi, et antud momendil on see üljes küll kogu selle kasvanduse nagu häbiplekiks. See hakkab kõik võitlus sellest, et need samased looduskaitsjad nii nimetatud hakkasid kõik rebastest pihta ja nüüd on jõutud ülgeni, et kuidagi meil ikka kaikad kodarasse loopida, aga tegelikult elu näitab teist asja, et on meil rebased söödetud ja ülgega on kõik korras. Aga teatud, kui arvutit vaatad, mis meie kohta seal kirjutatakse, ikka mõningatel inimestel ei ole mitte millegi muuga tegeleda. Ilmselt peaks nagu selle 2000. aastal välja antud loa uuesti üle vaatama. Eksperdid kokku kutsuma, kas või Soomest, kui vaja on, et ilmselt 2000. aastal võis sinna ka vaala elama panna. Ma usun, et elu ja aeg on edasi läinud, et see enam ei ole kehtiv. Selline tõenäosus, et nüüd lastada uuesti loodusesse, sellist võimalust tal ei ole? Ma kardan küll, et siis ta hukkub. Et ilmselt nagu alternatiiv oleks võib-olla see, et audru raiskab raha, teeb selle suuremaks ja basseini suuremaks ja võib-olla võtab talle liigi kaasas. Et antud juhul on ju tegemist, ega väga õnnelikuks ei saa isegi, kui sulle koidab, terendab 30 aastat üksikkambrit, ilma võimaluseta ühtegi inimest näha. Päris kurb. Ütle sõna kevaid, olen seal seda maid ning siis pole me üksi sel öö.